3 Andres Teever Volvo 850-ga, et No nii, tervist, et OMC-l käidud siis, et seal sain ühe sõidu teha. Siuke poole maa peal, ennem poolt maad tundsin, et jõud korras ära korra. Aga päris täpselt ei teadnud, mis juhtus. Küljepeeglid olid kokku klapitud, et ei taibanud nagu salongist ka taha vaadata. Et suits oli taga. Seda avastasin alles peale finišit, kui pidurdama hakkasin. Aga esimesest mootor töötas asjad, et esimene mõte oli, et mingi jahutus lõdik äkki on vist sama. Aga kui seisma jäin ja kapoti lahti tegin, nägin, et on õline kõik, et siis oli selge, et midagi juhtus. Et mootor küll töötas veel, kui seisma jätsin. Aga sealt tagant otsas viskas väikse leegipoisi üles, siis jätsin seisma kohe ja korraldusmeeskond, päästemeeskond siis aitas kähku halvemast päästa. Kuusutasid selle väikse leegikese ära seal ja tõmbasid raja äärdema. Et põhimõtteliselt poolel maal oli kiirus 194 km tunnis. See oli sama, mis mul S4-ga oli algusaastatel, kui mul oli ainult tsipitud see S4. Et siin on ainult tsipp ja väljatase tehtud. Et põhimõtteliselt võiks arvata, et oli sama kiire. Et finišisse ma veel jõudsin 4 silindriga. Et ma maha ei lasknud, sest ma ei teadnud, mis juhtus.
et finišis oli kiirus oli 207, S4-ga oli tol ajal oli 222. aga jah, et siin on siis kolmandas silindris on surve läinud. et ma seal kohapeal keerasin küüned ära, vaatasin, et küüned on korras. lootsin veel parimat, aga ei midagi. et surveid mõõta seal kohapeal siis oli 0 seal kolmandas. aga noh, mu auto ei ole ainuke, mis seal laiali läks, et seal läks enne mind läks üks Saab laiali. seal oli mootoris sepis sisu. ja siis üks Audi Coupé lasti ka laiali. et seal oli ka väga suure summa eest tehtud mootor. aga panen siia üles lingi selle, kui ma S4-ga sõitsin 241 kilomeetrit tunnis. aga selle autoga nüüd pean uue mootori otsima siin, et siin on silinder ka kahjustada saanud, et sellega hetkel pole midagi teha. muidugi saaks siia terasülsid sisse lasta panna, aga see läheb nii mõttetult kalliks. vot, aga selle auto ma nüüd hetkel lükkan välja ja vaatab, kunagi teen korda selle siis. praegu võib-olla keskenduks pigem sellele VR6 projektile. aga tänaseks on kõik, et viska like ja kommenteeri ja vajuta seda subscribe'i nuppu ikka. et siis on huvi ikka videosid edasi teha. vot, aga selleks korraks nägemist.